Cadillaci salongi oleme taas kord tulnud, kui mõned kuud tagasi rääkisime uuest Escalade'ist, mis tõesti on meeletult äge auto, siis mitte grammigi vähem pole äge uus XT5, mis asendab ühte eelmist mudelit, millega täpsemalt tegemist on. Saame juba kohe lähemalt rääkida, aga etteruttavalt võin nii palju öelda, et tegemist on suurepäraselt lahendatud, tehnoloogiliselt lahendatud masinaga. Viimane kord, kui me Cadillaci salongi astusime, siis on siin näha salongis ka Escalade'i, mis tekitas nii minul kui Raivol kui ka teistel saate meeskonnal ikka väga toredaid emotsioone. Nüüd me oleme selle auto kõrval jätkuvalt, aga nüüd on siia tekkinud väike vend või väike õde, kuidas ütlema peab. Ma arvan, et õde vist oleks sobilikum ja vaadata seda auto värvi, et see kindlasti õdega parem valik, aga jah, tegemist on siis esimese uue mudeliga, mis teatavasti on Cadillac informeerinud laia publikut, et lähima 4 aasta jooksul tuleb välja vähemalt 5-7 uut mudelit ja see on esimene siis, mis jõudis Eesti turule. Tegemist on siis Cadillac SRX-i välja vahetava mudeliga XT5. Et tegemist liinamaasturiga peaks täitma sellise tühimiku, mis jääb nüüd Cadillaci Escalade'i ja siis sedaanide vahele. Võrreldes nüüd eelmise mudeliga on auto mõõtmed kasvanud, nii sisemõõtmed kui välismõõtmed. Kasutusel on uue tehnoloogia mootor, et nüüd kasutatakse otsese pritsega V6 mootorit, millel on siis silindrite deaktiveerimissüsteem. See tähendab seda, et kui maanteel ühtlasi kiirusega sõita või linna vahel, siis autol 2 silindrit lülitub välja, ehk töötab kui V4, mis annab siis ka tunda kütusekulus väga paljuski. Samamoodi on nelikvedu lülitatav, et seda saab permanentselt kasutada esiveolise autona ja vastavalt vajadusele saab kasutada ka siis ka 4-veolisena. Näiteks suveperioodil sõita esiveolisena, jälle ökonoomsemalt hakkama saada ja talveperioodil, kui on tingimused raskemad, siis saab kasutada 4-vedu. Ja loomulikult on hästi palju huvitavat tehnoloogiat uude XT5 sisse viidud. Näiteks kindlasti tasuks ära märkida OnStar-süsteem, mis tähendab seda, et kui klient on nüüd liitunud selle lahendusega, siis tal on hädaabi 24/7 on kogu aeg olemas. Et kui näiteks autoga juhtub avarii, siis automaatselt see signaal saadetakse Lutonis asuvasse keskusesse ja kui on autol näiteks avanevad airbagid, siis see häirekeskus saadab kohe välja nii kiirabi, politsei kui ka päästeameti, et aidata inimest. Aga samas saab ka seda süsteemi igapäevaselt kasutada, kuna autos on sisse ehitatud Wi-Fi, siis saab kasutada seda kui hotspotina. Et selles mõttes sellest saab kindlasti olema väga põnev ja uudne lahendus. Nii, aga räägime veel vidinadest. Rääkisid enne meetri välisetest põnevast kaamera lahendusest. Jaa, selle autol on olemas selline tahavaatepeegel, mis tähendab seda, et tal on kaks funktsiooni, kas on klassikaline tahavaatepeegel või siis on nii-öelda live-pilti edastav kaamera. Kindlasti on pärast näitame seda ka publikule, laiemale publikule, kui seda filmime. See tähendab seda, et kui autoga sõita, siis kogu aeg üks kaamera filmib taga toimuvat. Ja kuna tahavaatepeegel ei ole nii laia nurgaga tavaliselt, siis see kaamera nurk on hoopis laiem, et see nagu pilt katab ära isegi mingil määral pime nurgad. Et selles mõttes on hästi huvitav lahendus. Esmapilgul natukene harjumatu, aga kui ära harjuda, on väga selline sensatsiooniline ja ka miks mitte turvalisust andev funktsioon. Aga räägime hinnast ka, et teada, et Cadillac ju kõige madalama otsa hinna poolest auto ei ole, aga ometi ma saan aru, et omad sooduspakkumised on. Jaa, Cadillac nagu paljude Ameerika autole omaselt ei ole hinnatalatise autosid. Et isegi baasvarustuse auto on väga rikkalikult varustatud. Et see, kui nüüd võrrelda näiteks Saksa brändidega, siis see teebki nagu natukene eristub. Et kui Saksa autol pead komplekteerida auto ise, siis Cadillac puhul on see auto komplekteeritud. See põhimõtteliselt valida ainult välisvärvi ja sisuvärvi vahel, et ei ole vaja kliendil mõelda, kas mul on nüüd seda lisavarustust vaja või mitte. Et selle võrra tundub baasind võib-olla natukene võrreldes Saksa konkurentidega kõrgem, aga teisalt jälle, kui nüüd üks ühele võrrelda, on hästi konkurentsivõimline. Ja mis puutub nüüd XT5, siis on tal 3 varustuspaketti. Hinnad algavad seal 51 500 ja lõpevad 69 500. Kindlasti peab ära märkima, et autol on peale Apple CarPlay, mis tähendab seda, et projekteeritakse telefoni ikoonid auto ekraani peale, et siis on lihtsam kasutada. Ja ma usun, et lähikuudel tuleb ka Androidi auto lahendus sinna peale, ehk saab nii Androidi põhised
telefonid tööle panna kui ka Apple'i omad. Cadillac XT5-l on olemas ka väga hea ja kvaliteetne helisüsteem. Viimased aastad on Cadillac teinud koostööd Bosega ja antud mudelil on siis Bose Surround Sound helisüsteem koos 14 kõlariga. No ma saan aru, et me peaksime nüüd jätkama, mida autol varustus on, aga ma arvan, et kõige parem, et lähme ikka autosse, näita näpuga asjad ära ka ja lähme teeme äkki sõidu ka. Absoluutselt. No enne kui me sõitu läheme, siis me vaatame kapoti all ka ikka, et ma saan aru, et selle üle võib ikka täitsa uhke olla, et kuigi ei ole siin suuri torusid midagi kapoti all, aga uhke on ikka. Absoluutselt, tegemist on siis V6 mootoriga, nagu ennist see räägitud 3,6 kubatuuriga. Mootori võimsus on 231 kilovatti ja kiirendus on samas väga eeskulik 7,5 sekundit 0-100 kilomeetrini. Me tulime nüüd selle uue Cadillac'iga sõitma ja mis mulle siis praegu meeldib, me oleme mitte küll päris maanteekiirusel, aga ikkagi 50 kiiremini Järvevana teel sõidame, mis tähendab seda, et praegu on siis auto selles režiimis, kus ta on lülitanud 2 silindrit välja ja kui ma vaatan hetkegi kütuse kulu, siis ilmselgelt see mulle rõõmuga valmistab, kuna need välja lülitatud silindrid selle kütuse kulu päris drastiliselt väiksemaks võtavad ja see on just siin linna välisel sõidul super hea lahendus. Aga mis mulle auto puhul veel meeldib, kui me rääksime siin erinevatest tehnoloogiatest, mida on kasutatud, mida siis võib-olla konkurentidel veel ei ole, rääkimata sellest peeglist, mida ka televaataja näeb praegu, mis on küllalt harjumatu, aga mis tekitab väga huvitava laia nurga siia taha ja tekitab võib-olla isegi tunde, et sa näed nii palju, et kas tahakski nii palju üldse näha. Kellad on visuaalselt selged kõik, see on selline ameerikalik, mitte mingite suurte vidinate ja kulinatega. Istumisasend on äge, ka meie operaator ehmatas ära, kui kiirused natukene kasvasid, siis on siin kohe pinguti turvavöön taga, mis on loomulikult turvalisuse poolest. Ja juba jõudsin panna ka püsikiiruse hoidja peale, mis tähendab, on jätkuvalt adaptiivne, nagu on paljudel teistelgi Cadillac'idel ja ka konkurentidel, aga et ta on niivõrd, kuidas seda öelda, hästi kaasamõtlev, et ikkagi iga esimese võib-olla suunatule peale ta hoogu kinni ei pidurda, et kellegi nüüd sabas seisma jääda ja kui ikkagi selle masinaga sõita, siis on sul maasturi tunne, mis see linnamaasturi mõte ongi, me läksime tunnelisse, on ju maasturi mõte, et ta tunneks ennast turvaliselt ja hea kõrge vaatamisega ja selle masinaga see 3,6 liitrine mootor, et ta võtab nii vähe kütusekuluga linnas ja läheb nii hästi edasi. Pärl, väga äge, proovige sõita, tundub väga auto.